Tere! Hyundai Baltic võttis raskel ajal kokku rallifännid ja palus oma koduleheküljel esitada meie Hyundai sõitjatele ja maailmameistritele Ott Tänakule ja Martin Järveojale täpselt selliseid küsimusi, nagu iga inimene tahaks just Oti ja Martini käest küsida. Neid küsimusi tuli loomulikult üle 100, kes selle võimaluse enda jaoks avastasid, kohe ka küsimusi esitasid ning karm žürii kraapis välja siis 20 küsimust, millest 10 lähevad Otile ja 10 Martinile. Nii Ott kui Martin on meil hetkel nüüd, nagu tänapäeval tavaks saanud on, oma kodudes ja mina siin stuudios ja me hakkame nende küsimustega nüüd kohe peale. Kõigepealt tere Ott ja tere Martin, te kuulete mind hästi? Tervist. Oleme kuuldel. Kui tihti selliseid fänniküsimusi üldse vastama peab nii-öelda suure publiku ees, et muidu on ju alati hästi targad ajakirjanikud alati küsivad, et nüüd siis saab küsida nagu vastata fänniküsimustele. No Pekk, tihti sa vastad küsimustele? Eelistatult ei vasta üldse, aga teinekord ma arvan, et inimesed nii-öelda kodudest küsivad isegi asjalikemaid küsimusi kui mõni Kalev. Selge. Elame selle ka üle. Ajad on rasked kõigi jaoks. No nii, aga hakkame peale, kui te olete valmis. Ja esimene küsimus tuleb siis Sten Salundilt ja see läheb Ott sulle. Ja ole valmis. Kas maailmameistrina on see hooaeg olnud lihtsam või raskem sõita? Kas pinge on suurem kui eelmisel aastal? Nii küsib siis Sten Salundi. Pole ju veel hooaeg alustada saanudki. Pole väga pikalt sõita saanud ühtegi rallit, aga kindlasti on pinget mingil määral ma arvan rohkem. Võib-olla enam sellepärast, et on uus meeskond ja kindlasti ootused ei ole ju kuidagi väiksemad, kui nad olid eelmisel aastal. Su enda soov tegelikult tõestada on ju ikkagi väga-väga jõuline olemas. Vaatamata sellele, et sa tulid maailmameistriks, su soov tõestada, et sa saad ka Hyundais kohe hakkama, see pole kuhugi kadunud. No see on alati jah, et kui me teeme siis juba korralikult ja kindlasti on olnud mingil määral keeruline, kuna ühe korra me oleme taolise asja läbi teinud, kui läksime Toyotasse, aga siis võib-olla kõik meeskonnad olid veel nii-öelda algusjärgus, aga tänaseks on edasi arenenud ja ma usun, et kõik, kes jäid oma kodudes, tunnevad võib-olla ennast kuidagi natukene kindlamalt, aga ma usun, et me närime sellest läbi. Nii, Sten sai siit oma esimese küsimuse vastuse ja Stenilt tuleb ka teine küsimus, see läheb siis Martinile. Martin, kui sõitjad teevad erinevaid harjutusi, et enne katse algust keskendumist parandada, siis kuidas kaardilugeja katseks ette valmistub? Ma saan aru, et siin on mõeldud just puhtalt kohe just seda katset, kui kohe hakkab katse peale. No kui me läheme sealt mingid minutid tagasi, nagu 3, 4, 5 minutit tagasi, siis on ikka nii omad protseduurid, et auto oleks valmis nii-öelda startima, et treffirõud oleks õiged ja et Otil oleks klaas puhas ja kiivrid pead ja rihmad kinni, et eks siuksed omad protseduurid on, et mis tuleb enne start ära teha, aga ei midagi erilist, aga samas ma arvan, et see on nagu kõik siukene kindel rutiin, mis aitab jällegi panna siis nii-öelda keskendumine fookus selle katse starti. Ott Martin ütles, et sul peab olema klaas puhas. Kui hästi ta selle tööga hakkama saab, oled sa vahel nagu kompleininud ka, kuule, et jäi vähe pasaseks? No võrreldes algusega ma usun, et praegu on kindlasti puhtam kui servisest välja tulles, nii et üldiselt pole erivesti. Tubli Martin. Teine küsimus tuleb siit. Ott, see läheb sulle ja Sergei Bronski on küsimuse autor. Kas sind võib näha kunagi võistlemas ka rallikrossis, nagu näiteks teisi WRC maailmameistrid, Sebastian Loeb, Peter Solberg, kõik on seda proovinud ja tegelikult ka päris hästi hakkama saanud. Kas sind rallikross kui selline köidab? Rallikross on tegelikult ju koht, kus ma alustasin üldse oma siis kuidagi sportlikumat asja. Kindlasti köidab. Korra olen proovinud rallikrossi autot ja olgem ausad, et seal on võimu omajagu, et ma usun, et see oleks päris huvitav ja on mõeldav.
nii, see on mõeldav. Rohkemaid plaane me hetkel ei räägi. Hyundai minu arust ju seal kaasa ei löö selles sarjas. Hyundai on kusjuures täitsa olemas selle. On jah? Nii. Ja. Martin, kas sa tahaksid mõne, sama mees küsib siis nüüd Martini käest ka, Sergei Bronski. Martin, kas tahaksid mõne WRC ralli täisulatuses ise roolis läbi teha? Kui jah, siis millise? Peame siis kaardilugejat otsima hakkama. No Ott ei tule, seda ma tean. Ott ei tule. Ei, no muidugi ma annan endale aru, et ega ma sõita ei oska, aga muidugi proovida tahaks. Ja kui siis nagu proovida, ma arvan, et siis nagu mõistlikult võtta ikkagi võimalikult aeglane ralli, ma ei tea. Türgi või Kreeka või mis iganes kalendris on sellel ajal, aga ma arvan, et kuskile Soome ei ole mõtet minna, et siis... No asfaldi peal sa said ju ka tegelikult väga hästi hakkama. Me kõik mäletame eelmise suve Delfi rallipäeva, kui ma arvan, sa üllatasid ikkagi väga paljusid seal selle cross-kardiga ja Ott, kui me nüüd päris ausad oleme, siis kas natukene kartsid ka, et äkki Martin teebki selja prügiseks, et sul oli ju parem kart ka veel, nagu asjatundjad räägivad. Pigem ma kartsin, et ta sõidab järgmise nurga maha selle kardil, et seda peab jälle ehitama hakkama pärast. Okei, aga Martin, tegelikult sul tuli ju väga hästi välja see cross-kardiga sõitmine küll vähemalt, et kas sa nagu ennast ka üllatasid või sa olid nagu teadsid, et see nii käibki? Ei no, jah, ma ei oska seda kommenteerida, et ma arvan, et ikkagi lõpuks on nii, et las igaüks jääb oma liistude juurde, et ega ma nagu rooli, ma arvan, ma oskan keeleta, aga Otil on selles suhtes õigus, et ega ma nagu võib-olla seda piiri nii hästi ei tea, et suure tõenäosusega... Sa nagu pigem ei muretse selle piiri pärast, ma ütleks. Jah, võib-olla tõesti, et sa ei peagi muretsema, vaata. Maailmameistrid ei peagi muretsema iga piiri pärast. Okei, läheme kolmanda küsimuse juurde mõlemale mehele ja Tanel Küünarpuu küsib nüüd Ott. Ja see läheb siis küsimus Martini kohta. Milles on Martin hea lisaks suurepärasele legendi lugemisele? Ei, sina ei vasta. Ott vastab praegu sinu kohta. Ma tean, ma vastan, aitasin Otti. Vaata, mul see tõkkas, et ma ei kuulnud, millest hea on. Jaa, millest meil ka tõkkas? Martin, ütle ära, mis sa tahtsid öelda? Ütle uuesti. Ma selles akna poleerimises olen hea, ne? Sellest sa oled hea, seda me juba kuulsime, jah. Nii, aga Ott, millest ta veel hea on? Et aknad teeb puhtaks, millest ta veel hea on? Saltot oskab ka visata, ma olen näinud. No, väljaspool rallita on ju kõiges on hea. Kahjuks peab seda tunnistama, et isegi crosscardiga need oskas sõita. et eks seal andekust on jah, aga piiritunnetust veel ei ole, aga see tuleb panusega vastu. No oleme ausad, et minul on õnnestunud ühe korra Martinist mööda sõita ja see on ka mu elu ainukene võimalus. See juhtus siis Otepää poolpikal triatlonil, kui ma rattaga sust all mööda sain. Hiljem sa muidugi jooksid. No jah, ma sain... See oli füüsika lihtsalt, vaata, ma olin kergem. Ja, aga ma sain su kätte vähemalt. Ja siis sa muidugi jooksid must mööda. Mis su aeg üldse oli poolpikal triatlonil? Mäletad sa ka seda? Jooksis mööda, ma nägin seda videot, kus see krampides seal üritas langata lõpuni kuidagi. No jaa, aga see oligi, sa minu videot ei näinud, aga Martin, mis su aeg oli? Oli see alla 6 tunni või? Või läks natuke peale või? Ei, peale ikka läks, mul oli seal ikka kõvad krambid olid lõpus, ega seal jooksmisest oli asi kaugel, et see oli nagu Ott ütles, see oli roomamine ja lonkamine. Ott, millal sa tuled triatlonile roomama? Unustage ära teile, et ikka soodad, ma ei tea, miks te tahate seda valu omale teha. Kui suurest triatlonist rääkides, ma võtsin just Allan Orasega ühendust, kes tegi mulle selle Vinge M-spordi kostüümi ja nüüd lasin uue teha Hyundai värvides ja Otil on ka väike kingitus, et siis ta saab hakata valmistuma. Rattapükstes Ott Tänak oleks iseenesest täiesti ju, ma arvan, selline reklaamibränd küll ju. No need. See peaks kõvasti maksma selle eest, ma arvan, jah. Väga tore. Oota, aga Martin, sa tuled siis tegema veel triatlonit või? Ma ei tea, see viimane info oli, et septembris saab mõlemad triatlonit teha Tallinnas äkki. Täispikale, jah? Väga hea. Ja. Nii, nüüd on Martin siis küsimus Tanel Küünarpult sulle, aga see puudutab siis Otti. Mis spordialal võiks Ott maailmas läbi lüüa, kui ta poleks valinud rallisõitu? No näed, ma neid Oti sisemisi
füüsilisi omadusi täpselt ei tea, et kuidas tal need kopsumahud ja hemoglobiini tasemed on, aga ma tean, väljast tal on nii palju näinud, et Otil on väga hea liigeste painduvus ja väga flexible inimene on, et ma arvan, et sealt tuleks midagi lähtuda ja ma ei oska isegi nagu mingit konkreetset ala pakkuda. Mingi palliga ma oleks kava, pakkunud kurikatega. iluvõimlemine kõlab hästi kuidagi. Lindi kava äkki. Jah, see lindi kava pallidega, et seal on vaja väänalda. No võib-olla kui sellest nagu edasi minna, siis 9-kordne maailmameister alustas ju sportvõimlemisest, et seal on kindlasti vaja sükust painduvust, et liigesed jäävad sinna rippuma, kui ma ise alla kukkan. Aga Ott, su rasvaprotsent on küll tegelikult täiesti olematu, et kuidas sa seda nagu hoiad nii hea, et isegi nüüd, kui sa oled praegu juba 6 nädalat kodus ikkagi olnud nagu kodusöögi peal ja värgid, et see vorm on küll hämmastav, et mul on selline tunne, et sa nagu väga palju selle nimel vaeva ei näe. Absoluutselt mitte. Kahjuks. Aga ei, no labides on iga päev käes. Eks see põletab ju oma jagu. Vanasti olid tugevad inimesed ju. Iga päev tegid labidega tööd. Absoluutselt. Kalev, sa sihtisid sinna fitnessi valdkonda, et Ott nagu teeb spagaati ja siis rasvaprotsent on väike. Näiteks. See võib päris veider olla. See on pigem väljakutse mu füsiole Tarmole. Ja lubasin kunagi uuesti fitnessi tagasi minna, et ikkagi võiks ju veel ühe esitluse teha. Ja, seda muidugi veel, et no, rohkem kui rattakostüümis Otti tegelikult tahaks näha selle pruuni mökerderiga kokku tehtud ja laval musklid näitamas. See ilmselgelt toidaks ka päris palju ja saal oleks rahvast täis. Läheme edasi, jah? Nii, sellest saime targemaks. Järgmise küsimuse, 4. küsimus ja Tarmo Heidemann on selle esitanud. See natuke pikem, ma loen selle ette. Ott, see tuleb sulle. Arvestades, kui raske ja mõnes mõttes hullumeelne on olnud sinu karjäär, siis kas käiksid sama teekonna uuesti läbi, kuid seekord võtaksid enda hoole alla noore Eesti rallitalendi ja aitaksid tal maailma tippu tõusta. Kas mentori rollis olles peaksid sellele pingele samamoodi vastu? No ma arvan, et juhul, kui ma tean, kuidas see lõpeb ja kui see lõpeb nii, nagu mul lõppes, siis võib-olla peaksin vastu, aga kahjuks seda ette ei tea ja see kõlab suht hullumeelsena midagi sellist läbi teha, jah. Ehk siis Marko Märtin on täna jätkuvalt ikkagi nii-öelda 2 jala peal käib, käed on küljes, pea töötab. Tema pidas sellele kõigele vastu, aga me ei tea, mis hinnaga. No, uskumatult stabiilne vend, kui ausalla, jah. Oskab ennast ikkagi välja lülitada mingil hetkel, ma saan aru. No eks ta siin 1 aasta lülitas ennast välja, jah, võib-olla siis kogus energiat. Ühesõnaga, sa tegelikult väga nagu ei taha kellegi mentoriks hakata? Ei, seda ma ei ütle. Ma usun, et ralli peab kindlasti Eestis edasi minema ja see oleks oluline, aga ma arvan, et see tee, mis mina läbi käisin, sellist teed ei peaks küll kunagi keegi läbi käima. On see inimene, kelle sa, või see poiss, kelle sa nii-öelda võtad enda hoole alla täna juba sündinud Eestis? No ma loodan, jah. Ma olen ka ju oma juba elanud, et ma olen kortsus, kui see hakkab peale. Nii, ja sama mees küsib siis enam-vähem sama küsimusega Martini käest sinult. Kas Martin Järveoja hakkab kunagi kaardilugejate koolitusi läbi viima, kui sa juba seda ei tee? Arvestades tema kogemust ja tipptasemel võistlemist, kas on olnud mõnda ideed juba, et seda kõike kohalikele tüürimeestele edasi anda? Kui ma päris ausalt ütlen, ega ma minus nagu sükest õpetaja ainest nagu väga ei ole, et pliiats ja paber kuskil kätte ja kellelegi ette näitama, et selle koha pealt ma ütlen ei, aga mine tea, mis tulevik toob, et kui Ott leiab selle talendika noore, siis ma usun, et temal on sinna kõrvale kaardilugejad ka vaja, eks siis saab ikka aidata. Oota, kas sa ei näinud seda minu Karlaga tehtud Laitse rallipargi legendi kirjutamist? Ei kuidagi ei tundnud, et äkki siin istub see talent, kes võiks olla sinu järeltulija? Ei, sealt videost ei paistnud ega, eks. Kurat, noh. Ma nii pingutasin. Okei, läheme järgmise küsimuse juurde. 5. küsimus Otile. Ja Laine Ülemaantee kirjutab selle. Kiiruses, Ott, oled sa esimene, kuid millest saaksid sa aegluse maailmameistriks? Milles võtab tempo nii maha kui võimalik? Kusjuures ma ei ole kuulnudki, et aegluse eest tiitlid jagatakse.
Jah, no ilmselt mitte, aga pakume, et nojah, ei jagata, ei olegi sellist spordiala vist väga. Aga okei, ma saan aru küll, tegelikult te tahate teada, milles ma ikka ülimalt kehva olen. No või ülimalt, jah, tahaks küll teada. Kehva, ka päris kehva, jah. Ja. No ma usun, et söögi tegemisega ma ei saa hakkama absoluutselt. Martin, oled sa mõnda sedöövrit Oti käe alt maitsta saanud? Kui juures ei ole, et siin kunagi 2 aastat tagasi oli Soome ralli, olime seal kuskil mökis ja siis ikka Ott ajas majarahva üles, et oli vaja peekonit praadida. Sellega pidi hakkama. Aga siis pani ka, Pekk pani peekoni panni peale ja pani õli ja siis ma oskasin seda ringi keerata. Ei, selles mõttes ikkagi kõusaime täis, ega ma arvan, et nälga ei jää keegi. No ma arvan ka, et suured mehed nälga ikka ei jää, et selle saiaviilu ikka saab ära lõigatud ja süüa saab. Ühesõnaga, söögi tegemine Ott sul väga hästi välja ei tule. Mitte väga hästi ei tule, aga üldse ei tule. Üldse ei tule. Ime ei ole, et on rasvaprotsenti väike. Okei, aga kui sa peaksid pelmeeni keetma, et kuidas sa paned pelmeeni keema? No kõlab, et pead, ma ei tea, pelmeeni keema, paned vee sisse keema, ma arvan. No näed, ongi valmis ja siis paned hapukoort peale ja kõht täis. Kuule, nii, väga hea. Lähme edasi. Siis järgmine küsimus tuleb Martin sulle. Ja Helena Lindeberg küsib selle küsimuse. Martin, kui sa saaksid võita ühe telesaate, siis kas see oleks Tantsud tähtedega või Eesti otsib superstaari? Mis see superstaar on, see laulmine või? See on see laulmine, jah, see on see, kus Kasatšoki Jüri ja kõik need on tulnud ja sealt, kus ka tuli tegelikult ju Uudo Sepp Eesti lavadele. No, ilmselgelt ta on ikka ju tantsija. See on ju hetkel kuulu sitsin, kuidas sadulat õõrutatakse. Tegelikult tsiteerides klassikuid, nagu siin all ekraani nurgas, siis ma ütleksin, mis kuradi küsimus see on. Et kui ma võita saaks, mingi küsimus oleks võinud olla, et kui sa saad valida, kas bingolota võita või viikinglota võita, et siis on nagu väga. Aga iseenesest, no ma ei tea, kui vastata küsimusele, siis tantsida ma ei oska ja laulda ma ka ei oska. Aga kui saaks nagu nendest nagu ühe talendi, mida teha, siis võib-olla pigem hakkaks lauljaks ikka. Lõõritada kuskil. Ott, oled sa kuulnud Martinit laulmas? Ei ole, see ma arvan, et see on jumal tänatud, et ei ole. Jumal tänatud, nii. Ma Otti olen. Otti on päris hea laulu veel. On jah? Mis laulu ta laseb? No ikka seda, mis see oli? Klubiparadiis. No ikka vanad mehed. Väga hea. Oota, aga kui sa nüüd tantsima peaksid, kas see vaata, kui teil on see Austraalias alati on hooaja lõpp ja siis te panete need pinsakud selga ja lähete, kas seal nagu siis, kui 2 veini sees minnakse nagu tantsima ka, et kas Eesti mees siis ka tantsu jalga keerutab seal või? Tantsida mina küll ei oska. Mulle meeldib tantsida. Sulle meeldib tantsida? Nojah, kuna ma olen rahva tantsus käinud kunagi, ma ikka midagi ikka oskasin ka vanasti. Just täpselt, sa isegi vist oled tantsupeol, kas sa käisid selle laste tantsupeol ka vist või? Jaa, vaatamas. Aga kas siin murul ei lastud või? Ma ei mäleta, ma nii ei olnud vist. Kust mul see pilt silmi ees on, et ma olen näinud, et kuskil nagu mingi video oli, et kus sa olid seal rahvariided seljas ja muru peal? Ma isegi ei mäleta, ma olen rahvariided kandnud küll ja ma olen tantsupeal käinud küll, aga mul ema käis korduvalt. Ma ei mäleta, kas ma ise käisin seal, aga võib-olla ma olin kaasas ka, kes seda enam mäleta. Väga hea, ühesõnaga sa siis valiksid selle Eesti otsib superstaari saate võidu, Martin. No seal on karmid kohtunikud, aga mine proovi. Mine proovi järgmine aasta. Ma saan sulle kohtunik olla. Aga kas see on ainult laulmine või võib seal midagi muud ka teha? Ei, põhimõtteliselt ikka pilli võid ka mängida ikka. Ei, toomist on ainult laulmine. Ei, seda küll, aga sa võid nagu ise ennast saata pillil. No seda küll, jah. Aga mis pilli te mängida oskate? Trummi, väga kehasti. Selle rallika mootoriga saab ju teha mingit saab küll teha, jah. Nii, läheme järgmise küsimuse juurde, see on 6. küsimus ja taas Laine Ülemaantee on selle esitajaks ja see on karantiini aega kuuluv ajaveetmise küsimus.
kui tiimipealik annaks, Ott, see on sulle, kui tiimipealik annaks teile ülesandeks panna kokku 1000-tükiline Hyundai pusle, siis kumb tiim võidaks, kas teie Martiniga või Neuvill oma kaardilugejaga? Ahah, väga konkreetne küsimus. Pole õrna aimugi, ma pole kunagi pannud ühtegi 1000-tükilist puslet kokku. Mis seal pusle peal on? Jah. See on see, et mul on kodus üks mingisugune ka mingi 2000-tükiline ja Londoni lind on seal peal. Ja kui mu naine jäi esimest korda rasedaks, siis me mõtlesime, et nüüd on palju aega, et me paneme selle kokku. Ja 40 tükki on tänaseks kokku pandud, et nii-öelda ülejäänud on kõik karbis, meil pole rohkem üldse aega olnud. Ehk tegelikult on see väga keeruline, see protsess on meil kestnud üle 5 aasta, selle kokkupanek ja meil on hetkel 10% jõudnud kokku panna enam. No see on pigem laiskus, ma arvan. No jah, võib-olla laiskus ka, ma olen nõus. Me oleme Otiga pannud küll neid puslasid, ma arvan, kokku 2-3 aastast omasid. Need on head lihtsalt kiired. Ei, mul abikaasa paneb ka siin neid mingi 1000-tükilisi puslasid, need lähevad siin suht kiired paari päevaga, aga ma arvan, et ise ma olen alustanud paari, aga üldiselt siuke poole tunni pealt rohkem ei viitsi. Nurgad saab paika vaata, siis kuidagi hakkab enda arust nagu looma juba, aga siis läheb nagu tuhin pealt ära. No neid ääretükke ei ole väga raske leida, jah. Okei, aga me rääksime praegu ikkagi siin juba nii-öelda minust ja teist, aga Neuvill oma kaardilugejaga oleks siis kuidagi nagu osavam või? Ma pakun, et ei oleks. See läheb kiiremini. Ei, no ma ei ütle ju, et keegi teine ikka võidab. Ju me ikka võidame, jah. Pekk paneb kokku siis selle. Nii, Martin, sa paned kokku. Martin, järgmine küsimus on sulle ja Timo Orjehov, kui ma nüüd õieti selle nime välja hääldasin, küsib. Oleme kuulnud, et kaardilugejatel läheb mõnikord autos süda pahaks. Autodes on tänapäeval kaamerad. Kas oleks võimalik, et kaardilugeja juhendab pilooti raadio teel ise otse pilti ekraanilt vaadates? Ehk et sa ütleme nii, et sa jääd sinna põllu peale, ma saan aru, et see kuidagi niimoodi, et start on, sa jääd põllu peale ja lükkad talle raadio teel lihtsalt legendi ette. Et sa ise istugi autos. Siis ma oleks juba servises, et seal saab nagu head paremat ka. Keset katset või? No reaalsuses esiteks võistlusreeglid ei luba, et praegu on kirjas, et 2 inimest peavad autos istuma algusest lõpuni. Et see on juba, ma saan aru, et see ongi hüpoteetiline, aga siis võikski nagu ju edasi siit arendada, et tänapäeval maailm liigub sinna isesõitvate autode suunas, et siis ju varsti mingi aeg võiks ju lihtsalt auto sõita kuskil seal metsa vahel. Et ma arvan, et selle autospordi võlu ongi see, et 2 inimest istuvad seal autos ja see eksimisfaktor on seal alati juures ja kõik muud asjad, et see teebki sellest selle vaatemängu kokku. No selles on tegelikult 2 asja. Esimene on see, et kui korra tõkkab nii nagu meil siin vahepeal tõkkab, siis on kohe läbi. ja teine asi on see, et ega ju tegelikult kaardilugeja ei loe legendi vaatamise järgi. Et kui sa pead vaatama mingit ekraani ja samal ajal pead lugema mingit lugu, siis ta ei suuda omal silmadega lahkujooksu tekitada. Et see on keeruline. Et tegelikult ju kõik läheb seljatunde järgi. Et see on kaardilugeja ikkagi pigem tunneb, kuhu tee läheb, kui et vaatab. Seda küll, Ott, aga sul oli üsna huvitav kogemus tegelikult ju Saaremaa rallil, kas kui sa selle võitsid? Seal vahepeal levi kadus ära. Kas sul tegelikult oli Georgi reaalselt sinna kõrvale vaja või sa oleks saanud selle Saaremaa ralliga sõita nii, et Georg oleks lihtsalt saia söönud kõrval? Kusjuures ta luges enamus katsed suht okeilt ära. Mingid katsed olid poole pealt, kus ta ütles, et pane ise, et ma vaatan päris lahe. Aga üldiselt, olgem ausad, ta katsete peal oli okei. Ülesõitudel ta vist ei ole hea kaasreisjad, siis tal kippus süda pahaks minema. Ülesõitudel? Ülesõitudel just. Ma arvan, et see katse peal on see, et sa oled nii keskendunud, et siis kuidagi ei mõtle muudele asjadele, aga niisama seal vaikselt pöristad kuskil külateede peal, siis talle see ei sobinud. Sealt ei näe välja ju sealt autost. Sealt ei näe väga hästi välja, jah. Nii. Läheme edasi, 7. küsimus ja Sirje Pautskar küsib seda ja Sirje küsib küsimuse Otilt. Ott, mis raamatut sa viimati lugesid, mida positiivset ja arendavat see sulle andis, mida soovitad lugeda rallimaailmast ja mis teemal raamatut tahaksid veel lugeda? Jah, ma arvan, et see küsimus on
esitatud eeldusel, et ma loen raamatuid. No enne märtsi Mehhiko rallit lugesid kindlalt seda legendiraamatut vähemalt. Just, neid ma loen ja neid katalooge mulle meeldib ka sirvida. Traktori katalooge. Jah. Okei. Muidu on, olgem ausad, on keeruline. Ma ei tea, kuidas ma koolist läbi sain, aga ma reaalselt ei ole vist elus väga raamatut lugenud. Kas see tähendab seda, et ka sinu enda elust, kui nüüd film on tulnud, et raamatut ei tule kunagi tulevikus? No mina seda kirjutada kindlasti ei oska, jah. Aga mul kuidagi praegu ette ei löö väga ka, et igasugust spordistaaridest no ei öelda tegelikult ju on raamatuid ja reeglina kõikide pealkiri on Minu elu. Aga rallimaailmast, kas on neid liiga palju? Ei ole vist väga palju või? Kimi tegi viimati raamatu vormel 1 sõitja. Seda ma soovitan küll lugeda. Tegelikult on väga hea raamat, see viimane. Kusjuures mul on see Kimi raamat on olemas, ma võtsin, et loen, aga no ma ei jõudnud seda. Siis on olemas, kes seda Kolmerootsat teeb. Mihkel Raud. No Mihkel Raua raamat on, seal on ka kõvasti huvitavaid asju, aga seda ma ei ole ka jõudnud. Mingid peatükke, aga raamatut ei ole jõudnud lugeda. Sa mõtled, millise Mustapori näkku või? Just. See on tipptopp raamat, seda ma soovitan ka lugeda, jah? Nii. No võt, ma olen kuulnud, jah. Mul on erinevaid raamatuid, aga need on kõik järjekorras jätkuvalt. Väga hea, aga ma usun, et sa jõuad endale ja tegelikult hetkel on valik väga hea. See Kimi Räikkönen kindlasti loe läbi ja Mustapori näkku ma soovitan ka. See Mihkli raamatutest, mis ta nüüd on siin ikkagi väga palju teinud, üks parimaid kahtlemata. Martin, küsimus sulle. Või tahad ka raamatutest rääkida? Ei, ma tahtsin seda lihtsalt, sa ütlesid, et rallisõitjatest ei ole, et siin mingi uudis oli, et Jari-Matist hakatakse raamatut tegema või juba tehakse. Ja, just, et no kindlasti ma loen selle ka läbi, aga see võib olla nii filosofeeriv raamat, et võib ka väga nii-öelda pikale minna selle lugemine. Seal võib päris mitu tuhat lehekülge olla, jah. Päris mitu tuhat lehekülge võib olla. Nii, Martin, kas oled mõnel rallil mõelnud, et miks ma pean nii hullu elu elama? Arvestades selle spordiala iseloomu, kus eksimisruumi on vähe ja iga viga võib valusalt kätte maksta. Küsimus autor on Richard Kikas. No eks ikka tuleb vahest ette neid hetki, aga samas ju siis ikkagi miski on, mis selle, ega ta nüüd nii hull ka ei ole, ma ei tea, mis siin nagu mõeldud on, see hull elu. On palju halvemaid elusid on, eks ole ju? Ma arvan ka, et eks see ongi see adrenaliin, mille pärast me teeme seda, see nagu paneb nii-öelda elama ja ma ei tea, praegu siin juba 6 aega kodus istudes on nagu mõnus küll perega olla, aga samas nagu hing ihkab nagu midagi teha siukest, mis nagu pakub põnevust. Just täpselt, eriti kui veel Ott veel poodiumile ka veab alati, et siis on ju kõik tipp-topp. No ikka, jah. Sampust on ikka lahe preitsida. Ja, ühesõnaga, tegelikult ma tahan natuke selles mõttes just küsida, et kuidagi on jäänud selline kuvand, et see kõik on nii halb ja paha ja vastik ja kogu aeg on kõik riided mustad ja nii edasi. Tegelikult te ju kaifite ka seda asja ikkagi. See päris nii ei ole, et te ei kaifi seda, et te teete nagu sunnitööd. No, eks seal on palju seda mitte kaifi ka, aga Ott võib lause lõpetada. No, ma usun, et kui on vähegi, kuidas siis tänapäeval öeldakse sportlasing, siis kindlasti on vaja väljakutset. Mul on üks kogemus on olemas aasta 2013, kus ma lõpetasin eelmise aasta ja ütleme nii, et ei teadnud, kas ma üldse kunagi teen, siis paar kuud on see kriitiline punkt, siis peale seda on juba keeruline. Eks ta mingil määral ikkagi on sõltuvus, et adrenaliini on ikkagi kehale vaja. Kui sa oled eluaeg sellega elanud, siis ilma selleta on keeruline. Ja siit tulebki võib-olla üks jätku küsimus veel, et kui see ükskord nii-öelda tipptasemel läbi saab just ralli mõttes, siis sealt maha tulek tegelikult ei olegi ju nii lihtne, kui võiks arvata. No keeruline jah, ma ei ole elus suitsetaja olnud, ma ei oska öelda, kuidas seda on lõpetada, aga ma usun, et see on samamoodi. Võib-olla kui seda teha konkreetselt ja nii-öelda kõri läbi lõigata, siis äkki on see võimalik, aga üldiselt ma usun, et see on keeruline. Nii, väga hea. Ja siit me jõuame tegelikult 8. küsimuseni, mis võib-olla natukene viibki meid juba
võib-olla mõtetes ajas edasi. Ott, Argo Malla küsib. Argo Malla on küsimuse autor. Kas sooviksid kunagi ka suurel ringrajal vormel 1 autoga sõita? Kas oled varem ringrajal kihutanud? Me oleme käinud paar korda TMG-s seal Saksamaal, kus on need kõik Toyota vormel 1 autod alles ja siis oleme üritanud ennast sinna sisse suruda, aga olgem ausalt suht keerulised. Martin peaaegu mahtus, aga mul jäi ikka päris palju jäi sealt autost välja. Et ma usun, et see on võib-olla suht suur missioon ennast sinna sisse ära sobitada, aga tegelikult loomulikult see on ikkagi tehnikaspordi nii-öelda viimane sõna ja see on midagi, mida peaks elus proovima. Ehk sa tahaksid F1 autoga vähemalt mõned ringid sõita? Ikka jah. Tommi Mäkinen, ma mäletan, ma olin väga noor reporter, kui Tommi Mäkinen sõitis veel rallit ise, siis talle anti ka mingi võimalus ja mul on silme ees videopilt, et ega tal see ringi läbimine ikkagi nagu ei õnnestunud. Spinne tuli kohe sisse päris palju, aga see oli ikkagi 2000-te alguses, et siis oli see auto võib-olla natukene raskemini juhitav ka. Jah, ma mäletan, ta on ise seda lugu rääkinud, et sealt sai vist äkki 204 ringi sai sõita ja siis seal olid kõik need rattad mööda seda rada laiali, et ega seal väga palju alles jäänud vist. Liiga palju ei jäänud, jah, et tal see tõepoolest ei õnnestunud liiga hästi see. Enam-vähem sama hästi õnnestus tal vormeli peal, kui Kimi Räikkönenil rallis. No sa oled päris aus, jah. No nii, Martin, küsimus sulle. Kas sooviksid kunagi osaleda näiteks Dakari rallil? Oled sa varem mõne teise mootorispordialaga tegelenud? Ja Argo Malla küsib siis selle küsimuse Martini käest nüüd. Dakari ralli, no nii palju kui infot on, siis ega see mingi meelakkumine seal ei ole, et see on ikka päris, ma ei tea, mis see 6 aega kestab seal, et see on päris sükene hull, põhimõtteliselt nagu iga päev oleks siis nagu rallipäev, et ega üks rallipäev ei ole ka mingi lihtne päev, et ma arvan, et ega see on päris hull väljakutse, aga muidugi nagu enne arutasime, et kui midagi ära lõpetad, või tähendab autospordi ära lõpetad, autoralli siis konkreetselt, et siis võiks ju mingeid uusi väljakutseid otsida, et ma arvan, see võiks olla koht, mida proovida, aga ma annan endale aru, et see on päris hull üritus. No Dakar täna, kus ta toimub, minu arust on nii-öelda ikkagi väga õiges kohas toimub, et see on nagu päris Dakari moodi asi ka jälle. Et Ott, Carlos Sainz sõidab, Alonso käis nüüd proovimas, sõidab Dakari. On see asi, mis paneb sul kuidagi kõrvad liikuma? Kusjuures ma arvan, Dakar on tegelikult reaalselt kaardilugejate üritus. Nii-öelda siis kui rallil on kaardilugeja oluline, siis võrreldes Dakariga, ma usun, et Dakaril on ikkagi reaalselt oluline, kui hästi siin kõrval navigeeritakse. Ja ma usun, et kui see Dakar toimuks Lõuna-Eestis, siis meil kindlasti oleks lööki, aga ma usun, et kui me läheme Saudi-Araabia kuskile sinna kõrbesse liivamägede vahele, siis ma usun, et kaks lolli Eestist oleks päris keeruline. No minu jaoks on kõige puhul, Dakari puhul kõige hullemad vennad, need veokate vennad, kes istuvad seal 3 Kamassi kabiinis ja lükkavad ja no see tegelikult tundub, et see on täiesti ebanormaalne sõita iga päev 500 kilomeetrit sellise asjaga. See on päris ulme jah, aga tundub, et nad väljast näevad hullemad välja, kui nad tegelikult on. Et see, mis need autod nii-öelda võimelised on, see tundub, et nad on ikkagi päris hästi arendatud. Aga kui Dakar ette võtta või te ikkagi seda ei taha, et äkki võtate ikkagi Marko ka ja lähete 3 hoopis veokaga? Ja paneme Marko keskele istuma, nii võib minna küll jah. Keskmine vend on see, kes kaevab tavaliselt, nii et no mehaanikumees. Marko keskele ja sõit läheb lahti. Okei, nii, meil on jäänud veel mõlemale mehele 2 küsimust, 9. küsimus ja Martin Tähnas küsib selle. Ott, sulle, milline ralliauto omab sinu jaoks kõige suuremat sentimentaalset väärtust ja milline ralliauto on sinu jaoks läbi aegade lemmik? Kas sul on plaanis restaureerida mõni oma esimestest ralliautodest, siis oli need Volkswagen Golf ja Scirocco oli ka vist, jah? No ma arvan, mis kõige suuremat väärtust omab on arvatavasti ikkagi see auto, millega me esimese tiitli võitsime. Seda kindlasti tahaks tulevikus omada kodus kõra siis kas või lihtsalt vaatamiseks. Ja ma arvan, et ajaloost midagi
see Scirocco kere on mul iseenesest olemas, ma usun, et see on täitsa restaureeritav. Golfi ma muidugi väärtustaks vähe rohkem ja golfi tahaks omada, aga kahjuks omal ajal ei olnud võimalik seda alles jätta, tuli lisaeelarve jaoks maha müüa ja kui ma üritasin seda tagasi osta, siis kahjuks uus omanik oli selle juba juppideks mööda küla laiali nii-öelda löönud, et sealt ei õnnestunud enam midagi taastada. Aga see tiitlivõidu toonud auto enda garaaži saamine, kui reaalne projekt see on? Tegeleme. See, kui sa tiitli võitsid ja tegelikult seda Toyota märki suudlesid, no minu jaoks oli see nagu selline nagu avaldus, et ma kujutan ette, et jaapanlastele selline asi väga-väga sobis ja sa oled seal nii-öelda tehtud mees elu lõpuni. No ma ei oska öelda, aga sellel hetkel see meeskond, kes siis meie ümber oli, ma usun, et nemad andsid endast parima ja samamoodi meie, et tegelikult me olime ikkagi ühtne meeskond, et nüüd elu on edasi läinud ja nüüd on uus meeskond, uued inimesed, et loomulikult austame neid samamoodi väga, aga sellel hetkel jah, see meeskond, need inimesed ja see auto tõi meile tiitli, mida me oleme eluaeg siis tahtnud saavutada. Aga tead sa näiteks Ogil mitu autot sellel peab garaažis olema siis või lööbil, et neid MM-tiitli autosid, või on neil üldse, on nad sellise projekti läbi teinud? No üht-teist neil ikka on, ma ei usu, et neil iga tiitli auto on, aga neil on jah. Ikkagi on, nii et see on rallimaailmas täiesti tavaline ja eks ta tegelikult vist on isegi nendes F1 maailmas, et väga suured staarid ikkagi mõne endale garaaži saavad. Martin, küsimus sulle. Kas oled rahul oma Tuscon N-Line'iga, ehk see on siis see auto, millega sa praegu sõidad ilmselt, jah? Mis on sinu unistuste auto? Küsib Taavi Aniago. Santa Fe, ma arvan. Ma pean sind parandama, Kalev. Nii. Mitte Tucson. Tucson, vabandust. Ma tõesti... Lauri Leisi oleks väga rahul, ma arvan. Ja, ma tean, mitte minuga, vaid sinuga. Nii, Tucson N-Line'iga, kas sa oled rahul sellega? Ma olen väga rahul selle autoga, et ma ütlen ausalt, ma tegelikult olen siuke inimene, kes ei ole väga nõudlik autode suhtes, mitte et Hyundai oleks kehva auto, aga lihtsalt ma olen rahul, kui auto viib punktist A punkti B ja ma nagu ei otsi mingid hullu lisasid, aga Hyundai on see Tucson on siis, millega ma igapäevast sõidan, on väga okei auto. Kas see on see sama, mille ajal sa jope selga panid ja kätte peal sõisid seal? Sama? No täpselt. No ikka hea, tugev auto, vaata. Rattad püsivad maas. Tugev auto küll, jah. Aga ma küsin Oti käest ära, mis on sinu unistuste auto, kui me jätame selle MM-tiitli toonud Toyota kõrvale? Täiesti unistuste auto, mis sul võiks olla, millega sõita piima järgi? Jummel. Ei, hea küsimus. Ma samamoodi tegelikult ma ei ole väga autopede kui ausalla. Et eks meil on siin kolleege, kes iga päev kollektsioneerivad autosid, aga vahest on neid hea proovimas käia, aga omale ei ole plaaninud siin midagi erilist soetada kui ausalla. No kes on kolleegidest kõige suurem autokollektsionäär? Ma ei saa seda öelda. Okei, ma ei saa siis rohkem küsida ka. Kuule, me oleme jõudnud praegu viimaste küsimusteni. Ott, küsimus sulle. Raivo Konnapere küsib selle. Raivo, kui saaksid liituda ükskõik millise WRC ajaloos olnud tiimiga, siis millise hooaja ja millises autos sooviksid kaasa teha? Loomulikult Hyundai'ga. Ja hooaeg võiks muidugi natuke teistsugune välja näha kui see aasta, nii et ütleme nii, et... Järgmise aasta hooaeg Hyundai'ga on lemmik? Jah. Hea vastus. Aga kui sa mõtled nende B-klassi autode peale, mis omal ajal sõitsid ja nii edasi, et kas kuidagi erutab see ma kardan, et tänapäeva inimestel on natuke keeruline sõita nende B-klassi autodega, et siis nad olid ikka veits tuulest viidud, ma usun, need sõitjad. Need olid ikkagi suht monstrumid ja ma usun, et see oli
see oli midagi taolist, nagu on see Isle of Man praegu, kui siklimehed lähevad võistlema, et siis tegelikult, kui sa kodust lahkud, siis sa kunagi ei tea, kas sa koju tagasi tuled, et ma arvan, et see B-grupi auto oli midagi taolist. Ja ma olen nõus sellega, et seda Manisaare võistlust tsiklitega ma tegelikult tahaks koha peale kunagi vaatama minna, et tegelikult ka, kas see on täpselt nii, nagu me telepildi vahendusel näeme. Et see on päris raju, aga oled sa mõne B-klassi autoga saanud lihtsalt tõristada ka või proovida, et kui raju see siis on? Neid tänapäeval ikkagi mõni liigub veel ju. Ja neid liigub jah, kusjuures ma ei olegi sõitnud selle A-rühma autodega, vist olen korra sõitnud, aga sellega ei ole. Nii. Ja Kaur Kalajas küsib küsimuse 10. Martinilt ja mis sulle kaardilugeja ameti juures kõige rohkem meeldib? On siit siis küsimus, me oleme su ametist juba rääkinud päris palju täna, ilmselgelt ei ole see siis ilmselt ka see klaasi puhastamine. No ma arvan, et tuleb ikkagi minna sinna samma tagasi, et see adrenaliin, mis sealt kõrvalt saad ja mis siis nagu elus võib-olla hoiab sind erksana, et see on niisugune, võiks olla. Nii. Ja mis sa Ott kõrvalt arvad, mis sulle tundub, et Martinile meeldib kaardilugejana kõige rohkem? No, Martinile meeldib see võistlusefekt, et see lõpuks ei ole vahet, see on igast asjast tehakse alati võistlust. Okei, vahest isegi toitumine on võib-olla pool okei, aga kui on vaja kuskil, ma ei tea, trepist üles minna või sul on vaja rattaga lähme sõitma mingi kampaga koos või lähme sauna, siis on ikka, tema on alati see, et teeme võidu, kes kõige rohkem kannatab, kes kõige kaugemale hüppab, kes midagi teeb. Et see on ilmselgelt on see võistlusvaim olemas. Mängu ilu ja selline lapsemeel on siis ikkagi Martin sinus veel säilinud? No, ma nõustun selle. Väga lapsemeelne. Väga lapsemeelne. Kuule, me saime nende küsimustega ühele poole. Kuidas tundus? Täitsa tipp-topp oli ju, ei olnud? Väga küsimus. Oleneb, kes küsib muidugi, jah? No eks see on, loomulikult, oleneb, kes küsib. Nii, ja nüüd on vaja teilt välja valida mõlemalt teie arust parim küsimus ka, sest Hyundai Baltica annab parimale küsijale natukene ka meeneid, küll mitte päris Tucsoni ja N-Line'i, aga midagi ikka. No ikka võiks ju anda. No võiks küll anda, aga võib-olla annabki, aga ma ei tea. Väga hea. Nii, aga mis siis on lemmik küsimus, mis see oli? Nii. Ma ei mäletagi neid küsimusi, aga see minul oli see, nagu ma ütlesin, et üks imelik küsimus oli see mingi superstaari ja tantsu küsimus. Et sa hakkasid täitsa nagu mõtlema selle peale, et kui seda nii-öelda mängulusti sul sees on, et siis mine tea äkki. No, et Ott ütles, ta on hea tantsi ja ma olen siis hea laulja, et siis saame mingi sükse selle tsirkuse elemendi kokku. Niisiis, Helena Lindeberg saab Martini poolt parima küsimuse ja Ott, sina? No mina. Mis mina olen siis? Maailmameister, kõige aeglasem maailmameister olen, ma sain aru. Päris ausalt öeldud, aga kahjuks see nii on järelikult. Ehk et me saime teada, millest sa oled tõeliselt halb. Kuigi tegelikult me ju saime aru, et pelmeeni keetmine iseenesest ei valmistaks ju tegelikult raskuseid. Aga ma ei ole seda siiamaani teinud, nii et seda ei ole veel siiamaani. Laine Ülemaantee saab siis selle eest Hyundai poolt väikese meene teiega, võetakse ühendust. Kuulge mehed, viimane küsimus mõlemale teile. Millal te kohvri pakite, et rallile minna? Mis ralli meil nüüd ikkagi siis lõpuks tuleb järgmisena? Kui palju te tiimiga ühenduses olete? Mis see seis üldse on? Mis seis on selline nagu on, et tegelikult ei tea ju keegi, mis tuleb. Siiamaani ei tea. Ikka siiamaani, mitte mingisuguseid jutte ei ole? No lood ikka on, eks me kõik loodame, et ütleme, et esimene variant hetkel tundub, et võib-olla Soomest võiks peale hakata, aga ma usun, et see Soome on ka hetkel väga kriitiline ja ma usun, et igasugu massiüritused on kriitilised, et sellega poolest ma arvan, et inimesed võib-olla kuidagi suudavad selle olukorraga kohaneda. Ma usun, et on võimalus ka võib-olla või siis me peamegi õppima uue sõbraga koos elama ja siis uued variandid leidma, kuidas sellised üritusi korraldada, et võib-olla on võimalik siis neid inimesi kuidagi paremini jaotada. Et ma usun, et kui vähegi kaasa mõelda, siis kindlasti õnnestub üritusi mõelda, aga tuleb lihtsalt nii-öelda siis, kuidas öelda, kastist välja mõelda.
nii on. Martin, 6 nädalat või kaua sa kodus oled olnud, seal käte peal veel seisad, aga kehakaal on läinud kui palju raskemaks? ma siin Ott ütles, et see metsaelu on nagu lahe elu, et siis ma tulin ka Lõuna-Eestisse. Meil siin üks vana taluhoone vajab lammutamist, et ma olen siin lammutaja Ralfi mänginud viimased nädalad. Nii et ei tule pekki juurde? No üritame ikkagi, kui ikkagi võidusõiduks läheb, et siis peab sinna vanasse kombesse ära mahtuma, et... Ja istmesse ka? No istmesse ka, jah. Okei, igal juhul aitäh teile, edu ja tõesti loodame, et me varsti näeme teid ka ikkagi nii-öelda päris tööd tegemas. Mis on teie töö? Teeme nii, kuule tänud. Ja, aitäh, nägemist. Nägemist. Aitäh kõigile vaatamast. Selline oli inimeste küsimused Ott Tänakule ja Martin Järveojale. Loodan, et veetsite mõnusad minutid ja nendele küsimustele vastuseid kuulates. Omalt poolt ka suur tänu, et vaatasite ja kohtumiseni.